Tere tulemast kuulama peaasi.ee taskuhäälingut Pearaadio. Pearaadios räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Ja tänases saates me räägime noorte muredest ja väljakutsetest ja loodetavasti suure hulgaga lahendustest. Minuga on stuudios külalisteks Triin Ulla, kes on ajalooõpetaja ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud ja ka haridusteadlane. Ja lisaks on minuga ka Tuuli Roosma, kes on teleprodutsent ja lisaks ka siis meie saates eriti esindab uudishimulikke lapsevanemaid. Tere! Ja mina olen Marit Kannelmäe-Keerts, peaasi.ee haridussuuna juht. Saade on lindistatud 2025. aasta märtsis. Tere! Annan teile ka nüüd paar sõna enda kohta miskit öelda, enne kui me selle teema juurde asume. Tore. Tere, mina olen Triin. Ja ma tahaks siia ette kohe rääkida ühe loo, mis seob mind kui õpetajat ja haridusteadlast vaimse tervisega. Palju aastaid tagasi, üle 10 aasta tagasi ma olin sellises internetiportaalis, kus psühholoogia tudengid pakuvad internetinõustamist nendele, kellel on mured, ma olin ka seal tegev. Ja meile käis rääkimas üks psühhiaater, kes tegeles narkosõltlastega Wismari tänaval. Ja tema nimi on Ellu Eik ja kõik, kes on minu kursustel või loengutel käinud, teavad, et ma alati räägin sellest kogemusest, kui Ellu Eik meile rääkimas käis. Ja tol ajal ma muidugi ei olnud veel üldse kooliga kuidagi seotud. Ja mulle jäi nagu olid aiu graveeritud Ellu Eiki laused, mida ta ütles nende inimeste kohta, kes on sattunud narkosõltuvusse. Ütles seda, et see kirjeldas seda suhteliselt lihtsalt, et elukaarel on niimoodi, et laps kasvab ja tal on kool ja tal on kodu ja kui ta on seal kodus hoitud ja armastatud ja kaitstud, siis võib juhtuda nii, et kui tal koolis on rasked suhted, et siis tal ikkagi läheb elus hästi. Ja teistpidi ka, et kui ta tuleb väga-väga keerulisest kodust, kus teda kas ei märgata või on isegi vägivalda, aga kui ta on koolis hoitud ja kaitstud ja tal on seal turvalised suhted ja tal on inimesed, keda ta saab seal usaldada ja seal hulgas nii täiskasvanute kui eakaaslaste seas, siis tal läheb ka elus hästi. Aga kui nüüd satub mõni laps, kellel seda kumbagi ei ole, siis see tõenäosus, et see riskikäitumine tuleb ja eskaleerub päris selliseks tõsiseks on väga-väga suur. Ma arvan, et tema isegi ütles, et kindel. Ja alati mul sellel hetkel käis peas selline heurek, et kuna ma ise olin siis see noor koolilapse vanem ja kooliteemad hästi huvitasid, siis et see tuluke käis peas, et kui see on nii lihtne, et see kool päästab ära selle lapse sellisest riskikäitumisest või vaimse tervise riskist, siis tehkem seda. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks minust sai selline vaimse tervise vaatega õpetaja ja ka vaimse tervise vaatega õpetajakoolitaja. Nii et see vaimse tervise ennetus minu jaoks on nagu selline identiteedi küsimus lausa nagu oma töös. Ja. Aitäh, Triin, ja tere tulemast saatesse. Tere. Võimas algus, paljulubav algus. Tere ka Tuuli sulle. Tere. Mina olen siis Tuuli Roosma ja töötan televisioonis ja tõesti siin saates olen ma siis eelkõige lapsevanema rollis ja ma siis loodan, et mina olen äkki siis see lapsevanem, keda usaldatakse ja kes oskab oma lapsi toetada, kuigi ega see ei ole ka alati lihtne. Ja mul on siis 16-aastased kaksikutest pojad, kes sellel aastal lõpetavad 9. klassi, nii et sellega seoses eksamite ja uude kooli astumisega on neil ilmselt kindlasti küsimusi. Ja mida ma võin veel laste kasvatamise kohta öelda, et ma olen ise märganud, et kaksikud on selles mõttes väga ideaalne vahend nägemaks, et mis siis sõltub minu kasvatusest ja mis tuleb inimesega endaga kaasa. Et tegemist ei ole siis identsete kaksikutega, aga nad on sündinud ühel päeval ja täiesti identsetes tingimustes, samasse perre, samadele vanematele, neid on ühtemoodi kasvatatud ja sa näed, et sinust tegelikult sõltub pigem vähem. et need lapsisiksused on ise juba piisavalt valmis ja ellu astumas, nii et võib-olla oskan siis sõna sekka öelda või küsida.
hästi palju lubav algus. Just ka selle tõttu, et see Tuuli sinu kommentaar tõi mulle ka meelde just hiljuti kuuldu, et tegelikult me vanematena tõenäoliselt ka muretseme aeg-ajalt üle, kui palju on meie kätes, et vist kuidagi niimoodi oli see sõnastatud seal, kus ma seda kuulsin, et loodus ei oleks kunagi nii rumal, et ta annaks selle vastutuse ainult pelgalt siis ühele sellisele grupile inimestele ära käkkida see järgmine generatsioon, et me tõenäoliselt ikkagi oleme nagu koosmõjus ja nii nagu Triin sina välja tõid, et tegelikult see hea lahendus võib-olla ongi selline koostöine erinevate täiskasvanute vahel, kes noorte inimeste elus on. Aga vaatame korra neid noori siis tänasel ajahetkel, et kui just hiljuti ilmus ka meil vaimse tervise uuring laste ja noorte oma ja meil on ju erinevaid organisatsioone, kes igapäevaselt pühendavad aega sellele, et nad mõõdavadki seda heaolu või kaardistavad, kuidas Eesti noored ennast tunnevad ja see pilt ei ole väga ilus, kui me vaatame. Et mis me ikkagi näeme on see, et palju on sellist üksindust, palju on vaimset kurnatust, noored toovad välja, et nad tunnevad, et nad ei ole piisavad. Uuringutest me näeme ikkagi ka ärevust, depressiooni, enesevigastamise kasvamist, et see nimekiri on päris pikk ja võimas, mis praeguse aja noored või millega nad silmitsi seisavad. Et mis mõtteid teil see tekitab või oskate te siia nimekirja praegu veel mõne mure lisada, mida saaks närida võtta? Ma arvan, et mured, sa nimetasid peamised niikuinii ära, et need vaimse tervisega seotud, ärevusega seotud, igasugused üksildusega seotud mured, et kui me tahaksime, võiksime seda nimekirja veel detailsemalt jätkata, aga ma arvan, et me ei pea nii keskenduma sellele loetelule. Minule lihtsalt tundub, et praeguse aja kõige suurem probleem on tegelikult see, et kõik on tohutult hästi ja kõik on juba valmis. Et võib-olla sellest tulenevalt ongi noortel võib-olla nii palju sellist pinget ja probleemi, et kuidagi on võib-olla keeruline seda kohta elus leida või oma ülesannet elus. Palju on, ma just seda ka lugesin, et kui ma hakkasin otsima kogu selle nimekirja peale, mis kõik on viltu, siis ma kohe mõtlesin, et aga tegelikult on ju iga generatsiooni puhul on ju see, et midagi on ju palju paremini kui eelnevaga või ikkagi midagi on nagu jube hästi ka ja osaliselt ju tulebki välja, et me näeme, et nad on avatumad, nad kindlasti on teadlikumad paljudest teemadest, julgemad sõna võtta, siin jällegi me ei saa võib-olla üldistada kõikide noorte peale, see jällegi jõuame kohe sinna, et see oleneb ju hästi kogemusest, aga ka selline lause oli, et toodi välja, et see on nagu selline lõputute võimaluste generatsioon ja siis ma jäi nagu peatuma korra, mõtlesin, et see on see, mis Tuuli sina ütlesid, et võib-olla ei ole see, mis on kõik hästi, sest see natukene nagu... Aga lõputud võimalused tekitavad kindlasti ka ärevust, eks ju, et see on väga, väga huvitav mõte, ma arvan, et No see on ka mõte, mida ma võib-olla olen oma reisidel näinud, et mida nagu hullemas ühiskonnas sa oled, seda ühtehoidvamad on inimeste vahelised suhted ja see on tegelikult see, mis on elus ülioluline, et kui sul ei ole majanduslikult mitte mingeid võimalusi, sul ei ole võimalust haridust saada, sul ei ole võimalust süüa midagi muud peale jahukördi oma elus, et siis tegelikult need inimeste vahelised suhted on nii ilusad ja kaunid, et tekitab nagu tahtmise elada pigem selles ühiskonnas. Mitte, et me tegelikult tahaksime, aga et see on asi kindlasti, millele mõelda. Tõesti huvitav mõte, sest et niisugused suuremad väärtuste uuringud ja mingisugused haridussüsteemide uuringud on ju ka näidanud seda, et ühiskonna väärtustest päris palju sõltub ka igasugused asjad, et kuidas mingid hariduspoliitikad lähevad käima või kui see hariduspoliitika tuginebki näiteks nagu aktsepteerimisele nagu kaasav haridus, et siis sellisel eestilaadsel individualistlikul ja neoliberaalses ühiskonnas see üldse ei lähegi nii hästi peale, et kui hakkate nii mõtlema, et individualism ja üksindus ja igaüks on nagu enda eest väljas, et kõik need asjad ka saavad mõjutada.
aga selles mõttes minu meelest alati peab ütlema, aga kui inimesed ütlevad, et probleemid on nii suured ja me ei saa neist, meie ei saa siin ju midagi muuta, et alati sa saad midagi muuta, et muretsed keskkonna pärast, siis tõesti teegi midagi selleks, et sa võib-olla ei lähe nädalavahetus lõpureisile Londonisse, vaid lähed maale, et sa lihtsalt ei suurenda ise seda jalajälge oma tegudega, nii et selles mõttes alati saad midagi teha, et ei ole sellist olukorda, et ei saa. Kas sa tahtsid seda ka arutada, et miks see kõik nii võib olla? Ma tahan seda arutada, aga ma tahtsin lihtsalt Tuuli jätkuks öelda tegelikult tõesti ka seda, et see on ka võib-olla natukene või päris palju tegelikult ka põhjus, miks me ju siia täna oleme arutama tulnud, et tegelikult ka nendele muredele, mis tunduvad nii hoomamatult suured ja käest ära juba läinud, siis me ikkagi nii teadus kui ka kogemus ütleb, et mingid vastused ja võtmed on olemas. Jaa, samas ma mõtlen, et nagu mõte läks hoopis sinna praegu, et kui meil see elu ongi nii hea, et äkki meie noored ei ole lihtsalt aeg-ajalt lihtsalt kuuldud. Sest seda on ka näidatud või öeldud või mingisugused kliinilised psühholoogid on välja toonud oma praktikast, et meil see elu ongi nii hea, et kui see laps tuleb oma tõelise murega, siis sa ütled, aga okei, et vähemalt tead, sul on nii palju võimalusi veel ja ei ole hullu. Et võib-olla sellist nagu valideerimist ka selles edukas ühiskonnas on siis nagu vähe, et see päris mure ongi see päris mure, et see võib ka olla nagu. Ja võib-olla mis ju tuleb siia nende noorte inimeste ellu, mis on erinev kardinaalselt sellega, mis elu nende vanemad on elanud, ongi see kogu digimaailm ja need ohud või võimalused, millest tõenäoliselt meie, kes me oleme teistmoodi kasvanud, ei pruugigi aru saada, et see mure, mis sealt kaudu tuleb või see väljakutse ongi nii palju teistsugune, et siis jällegi ongi sellest kuulamisest hästi kasu, sest me saamegi teada, et mis see päriselt teeb muret. Ja täpselt. Aga samas ma pean kohe lihtsalt saate alguses ära ütlema, et te räägite sellest statistikast ja sellest olukorrast, mis noorte seas valitseb, et see pilt ei ole võib-olla väga roosiline. Samas minu enda kogemus kuidagi näitab, et see pilt on pigem roosiline, et minu kogemuse järgi ikkagi koolid väga palju tegelevad sellega, et laste see vaimne tervis oleks hoitud ja vaadatud. Vanemad on juba üsna teadlikud ja kõige toredamad on muidugi noored ise, et tõepoolest nad on tohutult empaatilised ja kui ma räägin ka oma laste sõpradega või oma sõprade lastega, et nendega on huvitav vestelda, nad tõesti näevad ühiskonda palju avaramalt, nad teavad, mis maailmas toimub ja tõepoolest, et kui kooliski on vahel mingid juhtumid, mõni õpetaja, meil oli situatsioon, et üks õpetaja võib-olla ütles siis ühe lapse kohta midagi, mis tänapäeva maailmas ei ole sobilik öelda, et lapsed kõik said sellest aru ja kõik asusid selle teise inimese kaitsele ja tegelikult hakkasid selle probleemiga ise tegelema. Et selliseid asju ma näen tegelikult päris palju, et nad kas ütlevad ka mulle või teistele täiskasvanutele, et kuidas tänapäeva maailmas hakkama saada ja olla. No muidugi, mina näen seda ka, sest minu ümber on ka selliseid noori ju palju, aga oleme ausad, need ei ole esinduslik Eesti noorte siis näide. Ei loomulikult ja kui statistika ütleb midagi muud, siis statistika midagi muud ütlebki. Ja sest just kolleegid tegid pikaajalise uuringu ja uurisid neid lapsi siis, kes või noori, kes on meil need ühiskonnast välja kukkujad päris, et kuidas me ütleme, riski-noored või need, kes ühiskonnas ei osale või need, kuidas sa noorsootöös neid nimetasid, need olid need? Jah, need selline ühine nimetus on need olukorras olevad noored ehk noored, kes ei õpi ega ei tööta. Täpselt. Ja uurisid neid noori ja kui ma praegu tuleksin sellisest keskkonnast, kus ma kohtun ainult sääraste noortega, siis ma võiksin vaielda, et ei, et Eesti noored on kõik sellised, kes on motivatsiooni kaotanud ja perspektiivi ei näe ja endasse ei usu ja et see ongi see, et kellega meie ise kokku puutume, et see ei ole veel kogu pilt. Aga kas teie oskate siis öelda, kui palju Eestis on neid koole, kes on võtnud kõik need vahvad projektid kasutusele, mis siis kiusamise vastu on või üldse vaimset tervist toetavad ja kui palju on neid koole, kus seda tuleks veel päris tublisti edendada? Ma võib-olla ennem isegi ütleks, et need kogemused ju tegelikult kõnelevad just sellest, et ongi neid kohti, kus
kus sellesse panustatakse ja me näeme neid tulemusi tegelikult ju nendes noortes, kes julgevadki enda õiguste eest seista, oma kaaslase eest välja astuda. Samamoodi on ju see, et kogemus näha laiemalt kui ainult enda riiki või linna, et see on ju, ongi selleks heaks näiteks, et kool või vanemad saavad päris palju ära teha. Tead, ma ei oleks üldse, tundub, et läheb siin vastandumiseks kohe varsti, aga et see statistika, mis on hetkel, et need vaimse tervise näitajad lähevad kehvemaks, see on nii tervisestatistikas, mis meil oli inimarengu aruanne, tervisestatistikat tehakse iga 4 aasta tagant, eks ju, nüüd oli vaimse tervise uuring, nii edasi. Et see statistika näitab, et seda potentsiaali, mis koolides on, saaks kindlasti kordades rohkem ära kasutada. Ja et muidugi selles mõttes meil võib-olla pilt võib ju olla selline, et kõik koolid kasutavad mingitki programmi. Aga inimesena, kes just seda programmide rakendamist teaduslikult uurib, siis ma võin öelda, et sa võid sellest programmist võtta mingisuguse minielemendi ja teha seda kord kuus, mille mõju nende laste hetkeolukorrale ja elukaarele on olematu. Aga statistikas on kirjas, et sa oled see programmi rakendaja, nii et ütleme, et need programmide rakendamist saab teha äärmiselt erineval tasemel. Aga statistikast vaatab vastu see, et see potentsiaali saaks tunduvalt rohkem ära kasutada. Sest kui me kasutaks isegi kas või 10% rohkem sellest, mis see 10% sellest potentsiaalist, mis koolil on, ma arvan, et meil need vaimse tervise näitajad oleksid juba paremad, nagu nad praegu on. Aga räägi, mis see potentsiaal on või mis seal koolis selles võimaluste pildis tegelikult siis võiks olla, mida me võiksime näha, kui me vaatame kooli, mis toetab vaimset tervist? Jaa, vaimne tervis nagu selles mõttes, kui lihtsustada, siis on head tunded ja head emotsioonid mingis mõttes on ju. Et ma käin selles keskkonnas, ma saan sealt ja mitte sellest õppimisest, ma ei räägi praegu sellest, et ma kujutan ette, et on inimesi, kes selle peale hakkavad ütlema, et mingid lumehelbekesed ja neid peab kiitma, ei. Et kindlasti ilma põhjuseta antud tunnustus kahjustab lapsi sama palju kui mingisugune mingi häbistamine või laitmine või selline manitsemine, mis lapse eneseväärikust kahjustab. Et selle jaoks, et koolis oleks, ja teine asi, mis siis vaimses tervises on head tunded, eks ju, positiivne minapilt, aga ka etteaimatavus või mingi selline turvatunne, mis üldiselt tekib nii headest suhetest kui ka siis sellisest keskkonna mingis mõttes nagu etteaimatavusest, et miks need vaimse tervise riskid sageli tekivad, on see, et kui on mingid näiteks mingid lapse ja rasked kogemused, eks ju, siis lapsel kaob ära see kontrollitunne või kaob ära see etteaimatavuse tunne, ta nagu muutub hästi kas pelgrikuks või siis hästi, võiks isegi öelda nagu kaitsepositsioonile läheb, et nagu mingis mõttes agressiivseks, et kust kohast tuleb järgmine ootamatu üllatus või oht, eks ju. Ja kool saab mõlemat pakkuda, et ühelt poolt häid suhteid ja kuuluvustunnet ja teiselt poolt siis seda etteaimatavust ja sellist kokkuleppeid ja nagu mingis mõttes nagu struktuuri. Et seda on ka uuringud näidanud, et kui see mingil põhjusel jääb kodust saamata, siis see ei takista seda koolis nagu kompenseerimast. Ja mis näiteks väga lihtne jälle tulemus teadustöödest see, et hakkad üldsegi, teadlased praegu nii palju vaatavad kooli poole, see vaene õpetaja on nii suurte ootuste vallas, et jälle see õpetaja peab kõike tegema. Sest et nähakse seda, et see kool tõesti igasugused keskkondliku ebaõigluse mõjurid nii mõnusalt võib ära tasandada, et siis vaadatakse sinna kooli poole ja siis tehti näiteks üks suur uurimus, kus vaadati, et mis siis on seal koolis nagu need vaimse tervise nagu tegevused, mida saab teha, mis vaimse tervise raskusi ennetavad ja kõige üks lihtsam asi, kõige suurema mõjuvõimuga oli klassikokkulepped.
ja klassi kokkulepped teeb nagu, kui neid kasutada järjepidevalt ja mõtestada ja mitte kasutada neid nagu häbistavalt, vaid nagu analüütiliselt, siis noh, peres ka ju kokkulepped samamoodi. Et siis see oli see lihtne asi, noh, mis on tegelikult asi, mida no minu meelest õpetatakse kõikidele õpetajatele, aga kui ma käin tunde vaatamas, siis noh, hästi vähesed tegelikult nagu rakendavad seda nii palju kui igas tunnis või järjepidevalt, et noh, see võimalus on nagu üks võimalus, mis on pedagoogiline tööriist, aga seda noh, kasutatakse võib-olla vähem. Ja teine asi, mida ma tahaks siin hästi öelda, mis on seotud nagu kiusamisega, et loomulikult kiusamine on hästi suur vaimse tervise noh, riskifaktor, eks ju, ja ta ei ole mitte ainult riskifaktor siis sellele, keda kiusatakse, vaid ka sellele, kes kiusab ja sellele, kes pealt vaatab. Et ta on nagu mingis mõttes nagu koduvägivalla pealt nägemine, eks ju, et sa näed mingisugust vägivalda klassikaaslaste vahel, mõjub negatiivselt vaimsele tervisele. Ja kiusamisega ka, et noh, seda peaks hakkama kohe nagu esimeses klassis niimoodi ennetama, see on ülilihtne seal ennetada. Et noh, ei tekigi neid olukordi, et üks minu jaoks põnev teadusuuring jälle näitas, et kuigi noh, üldiselt need tendentsid on sellised, et see kiusamine läheb nagu hullemaks ja siis põhikoolis ta nagu eskaleerub ja siis gümnaasiumiks nagu muutub, et ta muutub selliseks võib-olla verbaalsemaks, et füüsilisest verbaalsemaks. Aga siis ühes uuringus selgus, et kui umbes 8. klassiks ei ole kiusamistes klassis üldse tekkinud, siis seda ei teki ka. Ehk need lapsed on nagu sellises väärtusruumis ja oskuste arengus liikunud niimoodi ja suhete toetamises liikunud nii, et neil ei tekigi sellist nagu džungliseadust või mingit konkurentsi selles teismeeas, kus juba nagu siuke hierarhia ja võimusuhted juba muutuvad oluliseks arenguliselt, see on täitsa nagu paratamatu. Aga et sellisel puhul siis nendel lastel tekivad sellised või õpilastel noortel tekivad noh, väärikad ja toetavad suhted. Nii et jah, kiusamist saab ja seda on nii lihtne ennetada, kui nagu esimesest klassist saadik me järjepidevalt süsteemselt näeme kõikides oma kaaslastes head, tema tugevusi, ei näita näpuga, vaid pigem otsime seda positiivset ja lapsed peavad seda tohutult õppima alguses, et nagu mitte näpuga näidata ja näha positiivset, siis see on nii lihtne vahend, mida kasutada, see ei võta üldse mingit jõudu nagu õpetajalt, aga küsimus on, kui sageli me seda teeme, osad õpetajad teevad, väga paljud ikkagi noh, ei ole võib-olla mõelnud selle peale veel, et võiks teha. Aga Tuuli, kui sa nüüd kuulad, mis on see, mis toetab, et kas sa tunned ära midagi, mis teie pere laste koolis on olemas? Jaa, no kindlasti tunnen, et noh, ma esiteks ma arvan, et kogu aeg peab lastega rääkima emotsioonidest ja sellest, kuidas üldse käituda või noh, et kuidas, noh, et miks sa midagi teed ja kuidas teisi hoida enda ümber ja mis on oluline. Aga teine asi on ka see, et noh, ma pean ütlema, et tõepoolest ilmselt on neil väga vedanud klassiga. Ilmselt on neil väga vedanud õpetajatega, et noh, neil on nagu niivõrd üksmeelne ühtehoidev klass, et kui ma olen käinud seal kaasas mõnikord, kui on kevadel see nii-öelda see väljasõit ja mingi selline perede piknik, et siis noh, ma olen lihtsalt vaadanud suure hämmastusega, kuidas kõik kutsutakse kaasa, et isegi oli seal võib-olla üks laps, kes nagu hoidis ise oma ette, siis teised lapsed läksid ja ütlesid, et nüüd hakkame mängima ja tule, et noh, et seda noh, on nagu kuidagi siuke ilus vaadata, et kuidas nad oskavad teha ja noh, see on siiamaani, et nad on 9. klassis ja õpetaja ütles, et kõik lapsed tahavad jätkata samas koolis. Super, seda on tõesti ilus kuulda. Ma ütlen siia vahele lihtsalt oma nii-öelda ekspertteadmise, et need asjad ei teki iseenesest. Et tõesti on väga vedanud, et on olnud see täiskasvanu, kes on aidanud nendel õpilastel üheskoos selliseks kasvada. Ja kui sellega ei tegele, siis jällegi nii vaatluskogemused kui ka teadusuuringud ütlevad, et need asjad kipuvad isepäi minema natuke selliseks võistlevaks, näpuga näitavaks, natuke nagu noh, vahel ma ütlen džungliseadus selle kohta, et mis ei ole vaimsele tervisele kõige parem, ta on natukene nagu selline ohustav, natukene nagu võistlev, natuke näpuga näitav, nii et väga vedas sulle. Aga samas, noh, ma olen ise ka märganud, noh, kui lapsed lähevad alguses kooli ja tekivad need esimesed kontaktid, eks ole, teiste õpilastega, et siis just algklassides oli meil endal ka paar situatsiooni, mis oleks võinud nagu tohutult eskaleeruda, et
et noh, see vajas kindlasti mingit sellist sekkumist ja mingit lahendust ja ütleme, et ühel juhul oli no kuidagi lapsevanemad omavahel said selle olukorra väga hästi lahendatud, no oli mingi situatsioon, et tundus, et oli kiusamine, siis teine ütleb, et ei ole kiusamine ja siis noh, vaatasime, et see oli selline klassikaline, et poiss sikutas ilusat tüdrukut patsist, ehk tegelikult sai kutsuda selle tüdruku endale koju külla, leida no ühesõnaga mingisugused mängud ja et nad said omavahel sõpradeks ja see olukord lahenes nagu väga ilusasti. Teinekord oli väga keeruline olukord, kus oli segatud siis noh, mitu last, mitu lapsevanemat, õpetaja ja noh, et see oli selline olukord, kui oli kooli kutsumine, et ma ise ehmatasin seal ka ära, ma mõtlesin, et see on noh, väga hirmus olukord, et mis nüüd saab ja sellel korral ma küll ütlen, et ma ise võtsin selle tohutu diplomaatilise vastutuse, ma vaatasin, et ühesõnaga keegi ei saaks kahjustatud ja et see olukord leiaks mingisuguse sellise mõistliku lahenduse, et laps ei ehmataks ära, et vanemad rahuneksid maha, et õpetaja kuidagi saaks selles olukorras oldud, et mis klassis see teine olukord oli? See oli algklassides, ma täpselt ei mäleta, et oli selline tõesti keeruline olukord, aga noh, ka lahenes ja noh, et kindlasti pidi sekkuma, et seal oleks võinud ükskõik keda kahjustada väga hullusti. Nii ma saan aru, sina võtsid selle rolli vahendaja? Sellel hetkel võtsin küll ja, et noh, mul on päris head diplomaatilised oskused ja ma tundsin, et ma seal kasutasin neid hästi ära, kuigi ma läksin noh, võib-olla emotsiooni pealt teinud hoopis midagi muud, et siis ma ühesõnaga lähenesin nagu rahulikult ja mõistusega. Vau, see on super hea eeskuju, sest me teame nii palju niisuguseid mina ju olen, ma töötan nii õpetajatega, eks ju, palju erinevatest koolidest, et ikkagi noh, lapsevanematel on väga suur potentsiaal ka konflikti eskaleerida. Oi, vägagi suur. Ja tegelikult vaata huvitav, mis sa ütlesid, et kui me nüüd natuke korraks kiusamisest räägime, et see on hea näide, te saite jaola algklassides nendele keerulistele olukordadele, mis tekkisid, et noh, tegelikult teadlased on hakanud seda kiusamist ka vaatama seda niimoodi, et pigem ta on nagu algklassides ja nii ta on rohkem nagu siuke, või no lasteaias isegi juba, ikka puudulik sotsiaalne oskus, et lapsel lihtsalt ei ole seda sotsiaalset oskust, millega nagu saada hästi läbi. Ja kui seda sotsiaalset oskust õigel ajal nagu ei arenda, ei mõtesta, ei räägi läbi, ei aita nendel lastel sõbruneda, et siis tegelikult juba vanuseks noh, seal teismeiga või 3. kooliastme lõpp või nii, et siis ta võib juba kujuneda selliseks võimuvõitluseks ja võimusuhteks ja just selliseks hierarhiliseks, oma olemuselt selliseks nagu hierarhiliseks ja paikapanemise ja sellele on nii palju raskem nüüd noh, vahele saada. Sest et sel hetkel juba täiskasvanu arvamus on nii palju vähem tähtis ja nii palju vähem autoriteetne, see ongi arenguliselt täiesti normaalne, sellepärast et teismelised peavadki nagu, noh, nad ongi nagu aju on juba häälestatud eakaaslaste arvamusele, sellepärast selles vanuses nad valmistuvad täiskasvanuks saama, nad peavad õppima oma eakaaslastega siis koostööd tegema, eks ju. Aga noh, loomulikult see võib ka kaasa tuua igasugused raskusi, on ju. Et kui selles vanuses näiteks on seda kiusamist jällegi, et see võib noh, tolles vanuses noh, veelgi hullema nagu jälje jätta jällegi, et. Ja samas tõesti väga ju hea näide selle koha pealt, et see vastus ei ole ainult ka kooli pool, vaid tegelikult vanemad saavad ise ka käe külge panna ja olla see, kes lahendab, et nii mõlemal juhul on ju. Ja, aga ma tahaks siin nagu üht hästi toonitada, kui mõni õpetaja juhtub kuulma, et see on mingi lause, mida ma ka hästi palju kuulen, et meie ei saa midagi koolis teha, sest vanemad ei tee koostööd. Ja muidugi kõik unistavad sellistest vanematest nagu Tuuli, kes tuleb ja aitab ja sekkub ja lööb kaasa. No sellele ma nüüd küll seda tiitlit me endale ei võtta. selge. Aga kuna noh, aju on niimoodi ehitatud, et kogu õppimine on hästi kontekstipõhine ja miks ka nagu noh, miks ei aita need koju saadetud märkused, et noh, laps käitus nii, tehke midagi. Et kogu seda sotsiaalset repertuaari peab ikkagi kontekstis harjutama ja kogu see kooli mull on ikkagi kooli teha. Ja siin on mõned võlulaused. Üks võlulause on see, et aga meil siin klassis on nii. Me oleme sõbralikud, me toetame, me väärtustame kõiki, meil on kõik võrdsed ja siis see kodumõju ei ulatu sinna. Sest õpetaja ütleb, aga siin on nii.
ja saab küll, et saab ka teha, saab asju võib-olla on raskem, kui kodu ei ole nii head koostööd koduga, aga kõike saab koolis teha ka nii, et jah, noh, võib-olla teistpidi on see vanem, õpetajate vaimne heaolu sõltub hästi palju lapsevanemate suhtlemisest õpetajaga, et siin võib olla nagu see, et õpetajal lihtsalt on siis raske, kui kodus tuleb hästi palju süüdistusi. Ja seda on ja ka nõudmisi tõenäoliselt. Nõudmisi ja süüdistusi, see on ka surve, õpetajate vaimne tervis hästi tugevalt mõjutab õpilaste vaimset tervist, selle kohta on ka hästi põnevad uuringud. Et see ei ole mitte sedapidi, et lapsed ajavad õpetaja tuju pahaks ja siis hakkab selline, kuidas nimetatakse, vaimse tervise negatiivne kaskaad, et nad vastastikku üksteist seal ärritavad. Et see saab alguse õpetajast, kui õpetajal on see paha tuju ja halb meeleolu ja vaimse tervise seisund nagu kehvakene, siis tema mõjutab sellega õpilasi, õpilased nüüd siis vastu oma halva tujuga mõjutavad teda. Nii et see alguspunkt, kumb oli muna või kana, et siis selle uuringu põhjal ikkagi on õpetaja. Aga no samas ma pean ütlema, et meie klassi lapse vanemad on nagu, meil on nii passiivsete vanemate klass, mina kaasa arvatud. Ja õpetajal on, ma arvan, seetõttu siis just väga hea vaimne tervis, et keegi väga ei sekku ega nõua. Et ma arvan, et see võib-olla ei olegi nii halb. Ja võib-olla on alguses tehtud piisavalt palju kuidagi seda tööd või juba loodud see usaldus, et ei peagi ju igal hetkel sekkuma. Ma just hakkasingi selle peale mõtlema ka, et kui et neid positiivseid näiteid tuua, et tegelikult ju koolide hulgas on, saab lugeda ette ka koolijuhte, kes tegelikult hästi otsivad seda tasakaalu just selle heaolu, sellise inimeseks olemise oskuste vahel ja siis kogu selle akadeemilise teadmiste ja tulemuste vahel. Ja seal ka tõesti aeg-ajalt me näeme, et need, kes nagu seda sihukest gaasi juurde panevad selle koha pealt, et aga tegelikult ma tahaksin, et mu lastel oleks nagu tulevik paigas just tänu nendele headele õpitulemustele on ka vanemad. Kuigi me ikkagi näeme on ju seda, et praeguses maailmas on vahel ei piisa ainult nendest akadeemilistest teadmistest, on muid asju ka vaja. Mis sa praegu ütlesid? Ma ütlesin seda, et mida me näeme on ka see, et vanemate ootus on see, et võib-olla õpitulemusi rohkem, vähem kõike muud ja küll me seal hakkama saame, need muud asjad tulevad niigi, aga samas me teame, et ei pruugi tulla. Jäin kohe mõtlema selle peale, et hästi tahaks kiita neid koolijuhte, kellel on siis süda rinnus ja ei ole ainult nendele eksami tulemustele panustanud, vaid on ka nagu õpilaste heaolule panustanud, sest sellest tegelikult hakkab nüüd jällegi see elukaare lõikes hästi palju rohkem sõltuma, et kui need õpitulemused on tulnud sellisest tohutu ärevuse ja surve keskkonnas, kohe vaimse tervise risk, ärevus ja nii edasi, antidepressandid tulevikus, kogu pidev kõhklemine, kas ma olen piisavalt hea, ei, ma ei kandideeri sinna töökohta, niikuinii on minust parem. Et seda on nagu palju. Aga et jah, et kui nagu, no mõtleme, meie Eesti neoliberaalne keskkond, konkurentsipõhine, igaüks on oma õnne sepp. Et mida paremad tulemused, seda helgem tulevik, äkki see ongi see müüt, mille kallale tuleks minna. Et tegelikult helgem tulevik on inimestel, kellel on parem vaimne tervis, nii on lihtsalt. Aga samas ma pean muidugi ütlema ka näiteks meie kooli kaitseks, mida minu piirkonnakool on siis üks nendest õppimisele orienteeritud koolidest, mida ma alguses ise väga pelgasin ja ma olin kohe arvestanud, et kui ei hakka minema, et siis vahetame kooli, et ühesõnaga igasugused koolikatsed esimeses klassis on, ma ei taha neist midagi kuulda ja me ei osalenud mingitel katsetel, aga see kool paratamatult on see, kus on siis nii-öelda õppimiskallak. Ja kõigi nende aastate jooksul ma olen lihtsalt näinud seda, et lapsed väga tahavad kooli minna, nad on koolist huvitatud, neil ei ole olnud kordagi seda, et see oleks et mingid ainult õpitulemuste pärast ja kindlasti on ka see, et on klassijuhataja, kes on osanud luua sellise hea õhkkonna ja keskkonna ja tema ise alati ütleb, et ei ole elu küsimus, et mis see hinne parajasti tuleb, et sa pigem maga välja või puhka või tee seda, et
et noh, et ta nagu kuidagi alati proovib olla paindlik ja alati räägib seda ka lastele, et noh, et mingi võimalus on ikka olemas, et kui sul jäi see praegu tegemata, siis otsime võimaluse, et nagu kedagi ei jäeta maha, et kõik võetakse kaasa. Kuule, see on väga õppimiskeskse kooli puhul väga hea näide, et ei ole elu küsimus ja proovid olla paindlik. Sest et siit tuleb hästi välja, et see, kuidas täiskasvanu räägib lapsega tema sooritusest, mõjutab nii selgelt ja nii palju tema vaimset tervist. Ja minul on sinu selle kooliga tervelt 2 näidet. Ma olen ise selles koolis käinud. Sa siis tead, mis koolist on juttu, aga las ta jääb. Ja ka millegi pärast käis selle kooli läbi minu poeg. Ja kogemus, ma ütlen, meil on erinev. Et hästi paljugi sõltub sellest, milliste täiskasvanutega satub see õpilane kokku ja kuidas hinnetest räägitakse. Mina vaatasin, kui ma tohin nüüd isikliku näite tuua, kunagi ma arvan, et läbisin mingit keskea kriisi parajasti ja siis hakkasin lugema oma teismeea päevikuid, mõtlesin, et seal on vastus küsimustele. Ja kuigi seal noh, teismeeas oli igasuguseid raskusi minu elus, siis ma olin väga imestunud, kui ma päevikust lugesin seda, ma muretsesin kohutavalt palju ainult oma hinnete pärast ja nii, kui oli mingi kontrolltöö, et siis ma olin kirjutanud, ma saan kindlasti 2 ja ei saanudki ikka 2 ja lõpuks ikka lõpetasin seal väga hästi hea tunnistusega, aga pidev selline ärevus, ja see tulebki sellest, et kuidas nagu nendest hinnetest ja sooritustest lastega rääkida, et see õige vastus kindlasti on see, et ei ole elu küsimus, et siis võtab selle surve maha, aga kui see kogu sinu väärtus on sellest, kui hästi sa õpid, siis see on vaimsele tervisele meeletult suur surve. Ja siis seal päevikus, kui te kujutage ette, mina mingi 14-aastane tüdruk olin pannud kirja kõikide õpilaste keskmise hinda, üles kirjutanud ja mitmes mina siis seal olin. Ja siis veel ka olin pannud mingi sükse lause, et aga meil ju kõik ju nii rõõmustame, et kui teistel läheb halvasti, et meil on nii nagu võistlev klass. Ütleme, et vanuseks 40, kui ma seda lugesin, ma olin unustanud selle tahu oma lapsepõlvest. Aga et selline võistlev klass ja nii edasi ja mis sellised asjad annavad kaasa, selle kohta on ka hästi palju uuringuid ja soovitan lugeda eesti keeles, on selline raamat nagu Mõtteviis ja Carol Dweck on meie ajastu üks võib-olla tuntumaid ja võimsamaid siis hariduspsühholoogia, kes aitab nagu näha, kuidas sooritus ja vaimne tervis on seotud või sooritusest kõnelemine ja vaimne tervis. Aga samas me ikkagi siit ju näemegi seda, et see olenebki nendest kõige lähematest täiskasvanutest, kes sellel noorel inimesel on, et mis on tema sõnumid ja kuidas, et tegelikult ei olegi ju jällegi, me ei saa nagu vaadata sellele suuremale süsteemile otsa öelda, et näed, seal on need vead, vaid et jälle nii nagu Tuuliga sa välja tõid ja nüüd ma ei mäletagi, kas see oli saate osas või enne meie vestluses, aga mida sa ütlesid on see, et igaüks saab tegelikult midagi on ju ise muuta, kui me näeme neid hetki ja et see annab ka selle võtme tegelikult kõikidele klassijuhatajatele või aineõpetajatele, et sina oled see, kes natukene seda tooni ju annab. Aga Triin, ütle meile, et millest me siis siin niimoodi räägime, et me tegelikult ju räägime, sa oled juba natuke maininud, on ju oskustest, suhtlemisoskustest, Tuuli on rääkinud sellest, et tegelikult lastega juba päris varakult võiks rääkida tunnetest ja selle tunnete tundmise oskusest on ju ka samamoodi häid näiteid sellest, kuidas, kui meil on klassikaaslasega konflikt, siis tegelikult me perena saame ta võtta enda juurde mängima ja toetada nende seda mängu, et kas sellel kõigel, mis sa praegu siin laua peale tõstetuna näed, on mingi ühine nimetaja, millest me räägime? Sa tahad öelda, ma sotsiaal-emotsionaalsed oskused. Just. Seda võib nii nimetada, sotsiaal-emotsionaalsed oskused. Ja kui sa seda peaksid ütlema eesti keeles nagu sedasi, et kuidas me ütleks selle kohta nagu päris elus, kui me ei ole haridusteadlased. Kui me ei ole haridusteadlased, siis me võiksime selle kohta öelda, ma isegi nagu läheks nii laiaks, et ma ütleks, et see selline turvaline keskkond, kus ma võin eksida
ka oma sotsiaalsetes oskustes, aga ma ei ole sellepärast stigmatiseeritud, vaid mind selleks toetatakse, ma saan õppida, kuidas on parem reageerida või tõhusam või kuidas pikaajalisemaid sõprussuhteid siis säilitada. Ja ka kõik minu emotsioonid on aktsepteeritud, et isegi kui ma lähen närvi, olen vihane, ei suuda oma tundeid kontrollida, siis selle asemel, et olla siis jällegi stigmatiseeritud, tõrjutud, selle asemel ma saan õppida, kuidas oma tunnetega pisut paremini toime tulla, võib-olla ma ei lõhu, ei loobi midagi või ei löö, et paremini toime tulla. Ja selle nende sotsiaalemotsionaalsete oskuste alla kõige laiemalt käivad ka igasugused oskused tegelikult vastutust võtta, planeerida, otsuseid teha, võib-olla mitte teha sellist otsust, mis on esimene tore ja kiusatus, et ma lähen, ma ei tea, vanematele ei ütle, lähen sõbraga kinno, vaid ütlen, et tead, ma lähen ikkagi õpin ära ja lepime kokku ja äkki saame hoopis pühapäeval kokku. Et ta on selline oskuste pakett, mis on seotud tunnete, selliste suhetega, aga tegelikult see on kõik, jällegi vaimse tervise nagu baas. Et teda on seotud kuuluvusega, siis sisekõnega, kõige sellega, mis minu sees toimub ja kuidas ma seda siis nagu kasutan ära. Et sellised nagu alustalad, kuidas olla ise enda vastu hea, teiste vastu hea, aga kui me sellest räägime, et siis suur osa ju ongi meil vanematena, et kui sa Tuuliga kuuled seda, mis selline see oskuste pagas on, siis kui palju sa ise tunned ära, et võt neid asju ma küll olen vanemana andnud oma lastele? Ütleme nii, et ma ise olen üsna selline spontaanne lapsevanem vist või et ma ei ole väga planeerinud või väga mõelnud, ma olen võib-olla varem mõelnud lihtsalt, et ma nagu kardan natuke lapsi saada, sest ma ei tea, mis nendega peale hakata ja siis olen mõelnud, et praegu nad on väga lahedad, aga et mis saab 3 aasta pärast, et sellistega ma ei oska kindlasti midagi peale hakata, aga see ikkagi kuidagi pigem nagu tuleb. Ja on võib-olla mõned üksikud asjad, mida ma olen kuidagi teadlikult teinud, näiteks ma ise arvan, et selline nagu päeva peegeldamine on kuidagi oluline, seda koos lastega teha, et minul oli ikkagi traditsioon, et igal õhtul me arutame läbi, et kas muresid on, et mis läks hästi ja siis peab alati nimetama 3 asja, mis mille üle tänulik olla või mis läks päevas hästi. Ma praegu olin suures vaimustuses ja tegin nägusid, vaimustuse nägusid, et need on tegelikult see, mida sa juba kirjeldad, vabandust, et ma sind katkestan siin suures entusiasmis, aga see tegelikult ongi nagu ennetustöö, mida sa teed, see on vaimse tervise ennetustöö, et see tänulikkus, see kõne, see analüüsimine, see on ka sotsiaalse oskuse õppimine, tegelikult lihtsalt rääkimine ja mõtestamine. Ja teine asi on see, et mulle endale väga meeldivad nagu sellised lärmakad pered ja kus ka kõik suhtlevad ja räägivad, eks ju, aga mu enda kodu väga ei ole selline, et ma ise olen ikkagi pigem nagu selline vaikne ja introvertne inimene ja ma tunnen nagu sellest võib-olla puudust, aga samas ma olen ka ikkagi mõelnud, et lastega ma ikkagi räägin, eks ju, ja kas või sellised väiksed asjadki, et kui tuleb koolist, et ma ei küsi, et kuidas läks, vaid ma räägin ise, et kuidas mul läks, isegi kui nad ei küsi või isegi kui nad ei taha teada, on ju. Et ma ikkagi räägin ära, on ju, ja siis meil ikkagi tekib sellest mingi vestlus ja et nad on nagu minu eluga ka kursis, et nad ei ole ülekuulatavad, vaid nad et ka mina räägin, et mis läks hästi, mis läks halvasti, mis siis juhtus ja kuidas oli. Et esiteks on nad minu eluga paremini kursis, mis ma arvan, et on alati tore, kui sa tead oma lähedaste elust midagi. Ja teiseks ikkagi, et tõesti meie positsioonid on nagu pigem sarnased, kui et mulle see väga meeldib ja mulle meeldib ka see, et kuidagi üks selline, mina ise olen väga väikese õpetaja kogemusega, aga noorsootöös on mul taust ka see just, et mida ma olen kaasa võtnud ja ka näen aeg-ajalt, kuulen õpetajaid ütlemas, on ikkagi seesama just, et üks on see vanemapoolne ka, et mina olen ka inimene ja mul on mingi päev ja mul on mingid tunded ja mul on kogemused sel ajal, kui teie olete koolis, siis teen mina muid asju ja tegelikult ju õpetaja puhul samamoodi, et üks on see, et ma annan mingit ainet, aga teine on see, et ma olen ka inimene ja
vahel mõned asjad, mida õpetajad jagavad oma päris elu kohta, võib olla just selleks samaks võtmeks, et see laps kuulab siis seal tunnis natuke tähelepanelikumalt ka seda ainet, et kuidagi see, võib-olla meil on natuke pelgus täiskasvanutega ka, et me tahaks jääda täiuslikeks ja siis nad võtavad need eeskuju ja samas me teeme karuteene. No lastele ikka meeldivad need jutud, kui sul on ikka midagi nagu jube halvasti läinud või sa oled lollilt käitunud või juhtus mingi hästi nõme asi ja sa olid täitsa loll, eks ju. See on väga hea eeskuju, kui neid asju rääkida, et tegelikult üks väga kehv asi ongi see perfektsionism, mida et võib ju tunduda, et kui ma olen ise ideaalne inimene, siis lapsed sellest õpivad. Aga see ainus asi, mida nad sellest õpivad, on see, et läbikukkumine pole võimalus. Ja emotsioone ei ole ka olemas. Ja on kohe mingi ports emotsioone, mida kohe kindlasti ei tohi kogeda ega näidata. Ja see on jälle vaimse tervise risk, need mõlemad. Sest näiteks, üks seos, mida on välja tulnud, on see, et hästi võimekatel lastel on rohkem perfektsionismi. Ja teine, mis on siis läbi valgustatud, on see, et tegelikult kui see laps saab väga palju kogu aeg kiita selle eest, mis ta kõik hästi teeb, et siis ta hakkabki ennast samastama ainult selle edukusega või õnnestumistega. Aga nagu me teame, elu on täis ebaõnnestumisi, pettumusi ja nii edasi, et siis need asjad muutuvad natuke nagu stigmaks selle lapse või täiskasvanu sees, sõltuvalt sellest, kus ta siis parajasti oma vanusega on. Ja tegelikult ongi see, et tegelikult tulebki nagu mudeldada seda, et kõik emotsioonid on olemas meie sees, see on okei, me teeme kõik vigu, me kõik lakume haavu aeg-ajalt, meil on nagu läheb midagi halvasti, sest et kui laps hakkab kartma nagu ebaõnnestumist, sest see defineerib teda, kuna tema ei ebaõnnestu, sest ta on nii osav ja edukas, siis ta hakkab eelistama nagu vähem arengut tegelikult. Et ta hakkab eelistama lihtsaid ülesandeid, sellised, kus tal pole võimalik häbisse jääda. Et jah, et selline ebaõnnestumiste mudeldamine, kõik see, mis sa Tuuli teed, see on tegelikult, ma võin sulle tuua 100 viiteid, miks see kõik on nagu ühest küljest vaimse tervise ennetus ja teisest küljest siis sotsiaal-emotsionaalsete oskuste nagu arendamine. No nüüd ma olen oma 2 asja ära rääkinud, mida ma üldse ainult lapsevanemad teen, rohkem mul neid ei ole. Tegelikult on 3. ka üks asi, mis ma võtsin vanemate kodust kaasa, nagu teadlikult ma teadsin, et mina tahan oma lapsi kasvatada samamoodi, oli see, et kui juhtub õnnetus, et see ei ole pahandus. Et seda ma nägin ise oma lapsena, oma sõprade pealt, kes tõsiste õnnetuste puhul ei läinud vanematele rääkima ja kui suur pahandus sellest veel lõpuks tuleb, et siis ikkagi vedasin aeg-ajalt ka enda vanemate juurde neid õnnetukesi, et juhtus siuke asi ei julge rääkida, eks ju, et mis nüüd saab. Aga see võib-olla nagu ka, mis meil võib-olla siin on tekkinud laua ümber, on miski, mida peaasjades ka proovime leida neid viise, kuidas ja üks selline isegi täiesti tõenduspõhine sekkumine on selleks loodud, nagu räägime lastest, mis ongi vanemate ja ükskõik siis teiste täiskasvanute vaheline, kes siis ka seal selle lapse elus on vaheline vestlus ja just sellest, et mis on selle pere tugevused ja mis on haavatavused, aga ka see on võib-olla mulle kõige meelepärasem selle sekkumise juures on see, et igas peres on neid tugevusi, et me leiame neid ka, et me ka siin kuulajad mõtlevad, et tõesti näed, Tuulil tuleb see kõik nii hästi välja, aga tegelikult tõenäoliselt on nii mõnigi äratundmine ja tõenäoliselt kui veel vaadata, et mis need asjad siis on, mis toetavad last, siis igas peres on neid hetki, kus me tegelikult oma last parimal moel ju toetame või mis sa, Triin, arvad? Mind lihtsalt nii õudselt kõnetas see sõna tugevused üldsegi, et jälle ma ei tea, nii palju kui täiskasvanutega suhelda, eriti sellisest generatsioonist, me oleme kõik samast enam-vähem 40+ siin, aga ka meist natuke vanemad on ju, et tulevad sellisest, aga pole mõtet kiita ja tugevust, see on enda saba upitamine ja et kogu see kultuur on, et tuleb rääkida sellest, mis on halvasti, et siis saab ennast parandada ja alati saab paremini ja kogu see selline, et see on üsna vaimse tervise vaenulik tegelikult, sest tegelikult jälle vaimse tervise jaoks soodne ja inimese arengu jaoks samuti soodne keskkond on see, kus kõik oma tugevusi teavad, nad on nendest teadlikud, nende identiteet ei koosne ainult puudujääkidest
ja noh, ütleme, et need lapsed, kes meil nagu riskis on ju ikka need, kes mingil põhjusel nagu ei sobi või nende käitumine ei sobi või nende õppimine ei sobi või nad kuulevad seda, et nad ei sobi või ei ole piisavalt hästi või ikka saaks paremini ja et see nagu väga-väga õõnestab, et noh, pedagoogikas on ka nagu nii lihtsad võtted. Märkame kõik tugevusi, märkame üksteise tugevusi, kui seda teeks, on näidatud, et see võib olla isegi, noh, Ameerikas Johns Hopkinsi ülikoolis on toodud välja, et see võib olla isegi nagu enesetappe ennetava mõjuga. Selline lihtne väärtuse tunde ehitamine, kus noorel inimesel, kes kasvab, ta nagu teab ja tunneb oma tugevusi ja muide siin on ka nagu selles vaimse tervise uuringus tuleb ka välja, et see on tugevalt siis vaimse tervise kaitsefaktor, et kui õpilased teavad, et neil on tugevused. Aga mis me siis teha saame? Hästi palju nippe ja mõtteid juba on olnud, aga kas mõtleme veel mõned asjad, et kui me, ja räägiks korraga noortega, et kui nüüd noor inimene mõtleb, et olgu, mul on õpetajad elus, mul on täiskasvanud vanemad, olulised, ma ei tea, noorsootöötajad, huvikooli õpetajad, aga ma tahaks ise midagi teha, et oma sotsiaalemotsionaalseid oskuseid parandada või just seda, neid oskusi juurde saada, siis mis me saame soovitada? On sul mõni mõte? No ma arvan, Peaasi on sellest teinud ju kõvasti head tööd, et teil on igasugused ärevuse töövihikud ja sellised asjad, mis on nagu noorele väga head tööriistad. Mina soovitaks näiteks, kui tahta teha vaimse tervise ennetust, siis võiks teha näiteks meelerahu ehk teadveloleku harjutusi, inglise keeles on see mindfulness, eesti keeles meil on isegi vaikuse minutite äpp. Et seda on näidatud, et see on nagu ajutrenn, et tehes selliseid harjutusi, me iga harjutusega muudame oma aju õige pisut teistsuguseks, niimoodi, et see maailm ei tundu meile enam nii negatiivne ja nii võib-olla halb. Et kuidagi juba see maailma taju, et ilma et maailm meie ümber muutuks, vaikuse minutid aitavad meil seda maailma tajumist muuta või meelerahu harjutused, kui need teha järjepidevalt. Ja see, mis Tuuli ütles väga toredasti, et tänulikkuse harjutused, et mis on vaimse tervise risk on see, kui aju kogu aeg ketrab nagu negatiivset, seda, mis on halvasti ja ajul on see halb omadus, et kui ta midagi harjunud tegema, ta hakkab seda ise tegema nagu. Et automaatselt. Ja selles vanuses teismeeas me oleme suutelised tegelikult oma ajule andma hoopis teise programmi ja ma vahel nimetan seda nagu plaadi vahetamiseks peas. Nii nagu me saame playlisti vahetada telefonis, me saame tegelikult seda mõtte sisu või sellist mõttetooni ka peas vahetada. Et see on üks variant. Kindlasti soovitan, ma ei tea, jalutada sellised asjad, mis on, et teil need igasugused vaimse tervise vitamiinid. Ja kindlasti nüüd on see, et vaimse tervise kaitsefaktor on kindlasti lähedased suhted. Mina julgustaks küll, et näiteks mina täiskasvanuna olen väga avatud, kui mingi noor tahaks tulla murest rääkima. Aga võib-olla see noor ei tea, et ta võib minu poole pöörduda, et äkki sinu elus on veel selliseid täiskasvanuid, kellega sa saaksid ja tahaksid rääkida, et äkki neid võimalusi on rohkem, kui sulle paistab. Ja kui on ikkagi raske, siis neid, kellega rääkida on ka Peaasi kodulehel ja lahendus.netis, et ikkagi, et ära jää üksi, et see on hästi suur soovitus. Et neid kohti on, kuhu kas siis kirjutada või helistada, laste abi näiteks, kui on suur mure. Ja ei tähenda, et sa pead olema laps või ikka noor olla. Jah, just, et sellised soovitused. Aga Tuuli, sina, mis sinu noored ja noorte ümber olevad inimesed teevad hästi, mida sa julgustaks ka teistele nende vanustele? No ma ise, mida ma näen, et ilmselt on praegu väga oluline teema just suhtlemine ja suhted ja sõbrad ja sõprus ja nii edasi, et noored võib-olla suhtlevad teistega oluliselt vähem, kui meie kunagi suhtlesime, sellist otsest suhtlust ma just mõtlen, et kuidas ikkagi luua suhteid ja kuidas ise seal suhtes hakkama saada, et ma ise kas või tööandjanagi näen, et noored töötajad ei julge helistada või nad ei helista, eks ju, või see tundubki neile pentsik, või et see suhtlemine on nagu keeruline, et üldse nagu olla esimene, et
noh, mis ma ise näen, mis on meil kuidagi läinud hästi, et lastele on mingid sellised huviringid, kus tekivad suhted paratamatult ja no näiteks pilli saab mängida igat moodi ja ühel lapsel õnnestus juhuse tahtel valida akordion ja selgub, et see akordioni seltskond Eestis, üle Eesti on nagu tohutult aktiivne, seal on akordioni orkester, kus laps on ka osaline, seal on mingid pidevad akordionilaagrid, mis on tema jaoks nagu kõige tähtsam sündmus aastas üldse, et kui annaks vanematele soovitus, et pange laps akordionit mängima. et ikkagi need asjad, et isegi kui me täiskasvanuna mõtleme, et kuidas suhteid luua, et kus me lähme kohtingule, me peaksime kohtingule minema, siis võtma näiteks mingi kursuse selles vallas, mis meile teha meeldib, näiteks kui ma tahan olla matkaja inimene, siis ma lähen matkakursusele ja siis ma võib-olla kohtan kedagi, eks ju. Et samamoodi ju lastel ka, et võib-olla see ei pane nii suurt pinget peale, et kui sa lähed mingit huviala enda jaoks avastama, et seal on võimalus sul leida nagu sarnaselt mõtlevaid sõpru. Aga samas on mul ka küsimus, et kui lastel ongi keeruline, meil noortel keeruline suhteid luua ja toetada või hoida neid suhteid, et mis siis ikkagi tegema peaks, et kas on siin ka mingeid lihtsaid nippe anda, et ma olen siin klassis, ma olen kuidagi nagu üksik, eks ju, ma nagu ei tihka minna rääkima, et võib-olla mind isegi võetaks vastu ja keegi ei vaata mind ju halva pilguga, eks ju, aga lihtsalt ma ei julge seda esimest sammu teha või? Jah, eks ta ole et see selline suhete algatamine, koostööoskus on ju miski, mida isegi kool peaks toetama meie riikliku õppekava järgi. Ta nagu saab selle suhtlemisega hakkama. Minu enda siuke anekdootlik kogemus on see, et ma olen gümnaasiumiõpetaja ja ma tunnen, et ma alles praegu õpetan neid õpilasi, neid konkreetseid õpilasi omavahel suhtlema, koostööd tegema. Kuigi nad on täiskasvanud, siis me alustame baasasjadest. Küsi, mis sina arvad? Vaata, kas kõik said sõna. Ära pahanda, kui ta ütleb, ma ei tea. Ka ma ei tea on vastus. Jälgi hääle tooni. Suhtle sõbraliku häälega, et nagu niukesteks pisikesteks osadeks tuleb see ka, molekulaarosadeks tuleb see tegelikult ju ka koolis nagu lahti arutada ja siin ongi näha, et kuna mina olen aineõpetaja, mina näen kohe, et mis klassist nad tulevad sealt algklassidest või sealt veel altpoolt või ülevalt poolt. Kui nad jõuavad päris üles, sõltub mis vanuses mina neid õpetama hakkan. Et mis tööd on tehtud suhetega ja kuidas seda on mõtestatud, et ega suhe, nagu käitumise või sotsiaalsete oskuste toetamisel alguses ei olegi nagu eriti mingit muud nippi kui see, mis sa kodus teed, et lepime midagi kokku, räägime läbi, mis see sõbralikkus siis tähendab, kuidas, et milline on sõbralikkus meil eesti keele tunni ajal ja milline on vahetunnis, et nad on natuke võib-olla erinevad näiteid, et lapsed sageli isegi neil sõnavara ei ole mingiteks asjadeks nagu austus või nad ei tea, mis see tähendab. Nad teavad küll, et nad peavad austama, aga mis see tähendab, nad ei ole kunagi mõelnud ja keegi ei ole nendega rääkinud. Et kõigi lastega ei räägita nii palju, aga ja siis ongi, et analüüsid, et kas me täna nägime seda sõbralikkust või kus me seda täna nägime, et nii need sotsiaalsed oskused tegelikult tekivadki, et sa õpid nagu enda ümber mingeid käitumisi analüüsima märkama. Aga kui see on täiesti tegemata, siis tekib lihtsalt selline mingis mõttes nagu reageerimine on ju. Ja selles olukorras, kus mina näiteks gümnaasiumis ennast leian, ongi see, et näen, et mingid grupid ei olegi vist 12 aastat suhelnud. Ja siis nüüd tulen mina oma sotsiaalemotsionaalsete oskustega ja püüan neid siis nagu kokku viia. Väga põnev on, väga põnev töö. Kas see on sul õnnestunud? Tead, mulle tundub natuke küll, Aga siin ma tahtsin juba Tuuli jutust võtta kohe kinni selle, et tegelikult ongi ju siin pere ja kooli kõrvale kenasti sinu poolt toodud üks suur valdkond veel ongi see huvitegevus ja noorsootöö, et seal ju tegelikult ongi peidus hästi palju neid suhteid ja kõik see sotsiaalemotsionaalse pädevuse põllumaa on seal samamoodi, et tõesti see, ma arvan, ongi see soovitus, mis iganes see huviring või muusikakool on, aga seal on peidus väga palju seda võimalust ja tegelikult see teine sõnum võib-olla tõesti on see, et mis iganes ainet õpetaja annab, siis seda omavahelist suhtlemist ja koostööd tõenäoliselt tuleb põimida sinna algusest peale, sest
ehk ongi see, et me natukene arvame, et need on need oskused, mis lihtsalt koos aju arenguga tekivad, aga samas nad ei teki. Ja ka see, et perena me võib-olla teeme seda rohkem just selle pinnalt, et mulle tundub, et nii vist peab lastega tegema ja vahel, kellel on aega, kellel ei ole, loeb mõne raamatu ja siis ka teeb midagi, aga et tegelikult kontekst, kodu ja kool on nii erinev juba lihtsalt, et sa ei saa kõige kodusuhtlemisega ainult seda eakaaslastega suhtlust nagu ära manageerida korraldada. Vaatame, siin on näed, kõrge rahulolu vaba ajaga, negatiivselt seotud kõikide vaimse tervise siis nagu erinevate vaimse tervise probleemidega, et see on siis vaimse tervise uuringust 2025. Et ja. Oot, mis asi kõrge rahulolu vaba ajaga? Jah. On seotud negatiivsete... seotud negatiivselt vaimse tervise probleemidega. Ma ei saa sellest aru. Või too näide. Ja, et need lapsed, kes on oma vaba ajaga rahul, näiteks käivad akordioni laagris ja neile meeldib see, mis nad vabal ajal teevad, siis nendel on vähem vaimse tervise probleeme. Niimoodi negatiivselt, just. Ja tegelikult seal teismeeas ongi see selline hobide ja huvialade olemasolu on jälle hästi tugev nagu riskikäitumise kaitsefaktor, sellepärast et see on see koht, kus nad just saavad harjutada mingisuguste eesmärkide täitmist ja koostööd. Et kui õpilastel, lastel ei ole huviringi, siis on jälle natuke nagu tõenäolisem, et ta saab selle mingisuguse mõnu ja väärtuse tunde kuskilt võib-olla pisut ohtlikumast käitumisest. Nii et et see on tore, et see vaba aeg ja huviringid ja et see ka siin nagu välja tuli. Ja teine asi, mida ma olen ikkagi näinud praegusel ajal on see, et kuna see nutimaailm on laste ja noorte elus nii suurelt sees, on täiskasvanute samamoodi, et selline oskus oma vaba aega ise planeerida on ikka nii tibatillukeseks läinud, et see on täiesti hämmastav, et see võib-olla tuleb mulle ka lapsevanemana nagu päris suure üllatuse ja raskusena, et ma ikkagi pean nagu ise kuidagi sellesse vabasse aega sekkuma või või nagu kuidagi ütlema, et tehke äkki seda või äkki seda, et see on nii teistmoodi praegusel ajal ja seda enam ma ütlen, et ma olen väga tänulik, et lapsed tegelikult käivad mingites ringides, et nende aeg on ikkagi nagu üsna sisustatud, et see on minu meelest nagu niivõrd oluline, ma ei oleks arvanud, et see on oluline, nii oluline, aga selgub, et on. Vaba aja planeerimisoskust tuleb ju ka maast madalast juba harjutada, eks ju. Mul on natuke vanemad lapsed kui sul ja ma võin öelda sulle, et see oskus võib muutuda, et mida iseseisvamaks nad saavad, et sellepärast ongi nii oluline harjutada ka seda iseseisvust ja et see liigne nagu hea soovlikkus ja kontroll vanemate poolt võibki põhjustada seda, et tegelikult. Ja ei, ma olen täiesti veendunud ja ma olen väiksest peale niimoodi kasvatanud ka, et ise panevad riidesse, mis siis, et läheb nagu hiiglamaeg või et panevad nagu sa tagurpidi käigu niimoodi, et midagi ei juhtu, eks ju, et nad saaks ikkagi ise oma asjadega hakkama. Ja samas ma olen olnud nagu hästi selline radikaalne lapsevanem ka nutinduse osas, et minu lapsed said oma esimesed telefonid alles 6. klassis ja need olid ka nuputelefonid ja neil ei olnud neid tegelikult ka siis vaja, aga me sattusime just reisilt tulema mingisse olukorda, mis oli jõulude aeg ja oli iga päev vaja mingit uut asja, mida nemad lihtsalt ei teadnud, sest nad polnud koolis olnud, et kas valge särk, kas kellelegi kingitus, mustad kingad, mingi pill kooli kaasa nii edasi, et siis tulid telefonid ja ma ei saa öelda, et see oleks nagu kuidagi mõjunud positiivselt nende praegusele nutikäitumisele, et ma ei näe, et oleks mitte mingisugust vahet ja ikkagi, kui see nuti on nagu nii kättesaadav ja nii lihtne meelelahutus, et lihtsalt minu meelest on see nagu suur probleem ja minu meelest noored ei oska praegu oma aega ikkagi juhtida ja sisustada. Ma arvan, et see on suur probleem meile täiskasvanutele. Jaa, ei muidugi. See nutivärk tuli nii ootamatult ja nii palju on selles vallas kiiresti muutunud, et nemad on selles nuti sees kasvanud ja see nuti kuskile ka ei kao, eks ju, et mulle tundub, et me praegu oleme nagu muutumas selliseks, et me nagu oleme integreeritud selle nutimaailmaga ja peamegi õppima seda nutihügieeni hästi tugevalt ja sellist eneseregulatsiooni, mis on selle nutiseadmega seotud. Nii on. Aga nüüd siis selline, ütleme siis kiuslik küsimus võib-olla, et sina teadlasena siis palun selgita, et varem ju nende vaimse tervise probleemidega ei tegeletud niimoodi teadlikult sugugi ja nüüd tegeletakse üha rohkem ja rohkem, aga ikkagi olukord läheb halvemaks, et milles konks?
ma arvan, et ega need vaimse tervise raskused on meie seas kogu aeg olnud, me lihtsalt oleme ka õppinud neid nagu paremini nimetama ja neid paremini märkama, et mina ei usu, et see vaimse tervise raskused on kuidagi viisi nagu päris uus nähtus meie ühiskonnas, jah. Nii et ma pigem ütleksin, et mina ei näe seda maailma nii mustades värvides, et olukord läheb halvemaks, et tegelikult on minu meelest nii palju asju, mis on super hästi. Ja ongi. Aga samas, kui noorte pealt see statistika näitab, et nagu natukene läheb kogu aeg halvemaks, et eks ta ole, et kuna maailm meie ümber muutub nii palju, et määramatust on natuke rohkem, siis natukene rohkem on sellist kogu aeg pidevat ümberlülitust infot, mida me haldame, ma arvan, meie noored haldavad kordades rohkem infot ja infokanaleid ja keda nad kõike seal jälgivad ja millised sõprusgrupid ja nii edasi. Kordades rohkem infot kui meie, ehk siis selline nagu selline stress, mis tuleb juba info haldamisest või info mürast. Ja muidugi, kui on ebaturvalised ajad, nagu meil paratamatult on olnud siin viimased 5 aastat, siis tegelikult ka täiskasvanute stress nakkab. Et mida, meil on näha, et vaimse tervise näitajad paraku ei ole ka täiskasvanute seas head ja seetõttu, üks riskifaktor ongi siis pere, vaimne tervis on ka ju. Nii et ma arvan, et ühesõnaga, et mitte jätta kõlama seda, et kõik on pahasti. Me ei taha seda kõlama jätta ja mitte seda, et see on nüüd täiesti uus nähtus, eks ju. Siis pigem seda, et meil on võimalus, et see olukord oleks nii palju parem ja need võimalused ei ole raketiteadus. Ja näiteid on selles mõttes ka, et meil on nii palju ka neid häid näiteid, kuidas tegelikult saab ja ei jää ka muud asjad tegemata selle kõrvalt, et see võib-olla on ka mingi hirm, et kui me pühendame nagu aega sellele suhete loomisele, tunnete õppimisele, et siis jäävad mingid asjad tegemata, et see ka ju jällegi hea näide, et ei juhtu seda. Meie aeg hakkab otsa saama, kuigi juba nagu toredalt näide sellest, kuidas see maailm on nii kirju ja siin saab igasugustest osadest kinni võtta ja veel sügavamale kaevuda. Aga nüüd ma küll palun nii, et mõlemad võtaksid võib-olla enda jaoks kokku just sellise mingi kuldvõtmekesega või selle, et siin on küll need lahendused peidus või mind kõnetas see osa sellest meie saatest, mida te korra veel üle ütleksite? Ma mõtlen, mis mind väga ikka kõnetas see, mida Tuuli sina oma lastega kodus teed, et see ongi päriselt nii lihtne, mis on see vaimse tervise ennetus, et räägi, küsi, räägi endast, ole kontaktis. Et see on nii toredad näited täna, mida sa jagasid. Mina võib-olla siis tahaksin, tunnen rõõmu selle üle, et te ütlete, et kõik need igasugused uued programmid ja võimalused, mis on võimalik koolis kasutusele võtta, et need tegelikult on tõhusad, need töötavad ja et seda peaks tegema palju rohkem ja neid integreerima tundidesse, et see teadmine on Eestis olemas ja et siis vaikselt käib töö selles vallas, et neid rohkem kasutusele võetakse, et seda tore teada. Ja mina võtaks ka sellega kokku, et kuigi, ja ma arvan, et siin tõenäoliselt ongi hästi nagu hea näide sellest, kuidas teadlikkus on kasvanud ja me oskame neid muresid nimetada ja samas meil on teadlikkus ka selle koha pealt kasvanud, et me oskame neid lahendusi nimetada päris nimedega ja võib-olla mitte ainult mõelda, et see on seotud kuidagi mõne inimese erioskustega, mis on kaasa sündinud, vaid tegelikult hästi selgelt õpitavate asjadega, et see on nagu üks, mis mulle tundub, et võib veel mitu korda üle öelda. Ja samas ikkagi ka see, et lapsevanemaks olemine ka ongi ju selline seiklus, et ega siis alguses sa ei teagi, kuidas minema hakkab, aga et kuidagi ikkagi on neid õigeid asju et igas peres ja võib-olla ongi hea, kui ka on inimesi, kes aitab neid välja sõnastada või otsida kohati neid. Nii intuitiivselt, et sa ei tea, palju sa head teed sellega, et sa neid lihtsaid asju teed. Aga nüüd siis tead.
jah, just ja on võimalik veel on ju edasi otsida, aga sellel teemal, kui tundus, et on põnev ja ma usun, et nii mõnigi mõte jäi nii meil lahti seletamata kui ka lõpuni mõtlemata, siis peaasi.ee kodulehel saab juurde lugeda. Meil on täiesti eraldi haridussuuna leht ja seal sotsiaalemotsionaalsest pädevusest pikalt juttu ja on olemas ka väike e-kursus, kust siis saab sellise kõige esimese lahti selgitus, et mis see on ja kuidas mina seda oma õpilastele saan edasi anda. Aga noortele, kellel on mure, leiate meie kodulehelt Peahea nõustamise ja lastevanematele on toeks Räägime lastest, ehk siis tõesti murega ei pea keegi üksi jääma ja selliseid asju, mis vaimset tervist toetavad, ei ole peidus ainult vaimse tervise ekspertide juures, vaid igas peres ja igas inimeses endas. Et hoidke ennast ja mina tänan teid, Tuuli ja Triin, et te olite täna minuga koos mõtlemas ja arutamas. Suur aitäh kutsumast ja aitäh inspireeriva seltskonna eest. Aitäh sulle.